uuema aja koht oli värvilised. Sul on siin ju kõik kohaluuletajad külas käinud ja nii pikad jutud on kirjutatud. Ja seal on meil ruumi siin võiks käia. Vaata siin on ka luuletatud ju. 71. aastal mu kallis Käsmu küla, kivine mets ja mererand. See on vist kuldakiri. Su üle taevas sinab ja uhkelt end kiigutab mänd. Kabli, kabli, kes see kabli? Kobli. Kobli? Kobli Hulda, see on minu õde. Ah soo, õde on sul luuletaja. Jah. Mul meenub lapsepõli ja Kabelimägi, mu mängumaad. Mu kaaslaseks on veli ja käbid meil lehmad karjamaal. Siin rõõmurohkeid päevi sai üheskoos rannal veetetud ja õhtul veel hilisel tunnil Keldrimäel mängitud. Kus see Keldrimägi on? Eks siin Kabelimäel oli vana selle Lillebere kelder. Väga pisikesi pilte mul siin on. No ei tea, ma vaatan. No näed, siin on. Ei no selged pildid, jumala. Pärnu Tusti kõrtsi ukse ees. Pärnu kõrts. Selle jäite kuivaks, jah? Ja. Kus see sina siin oled siin? See sai kuivaks. Ma vist ei olegi seekord, aga mina ei kõrtsis ei käinud. Sa ei käinud? Teised mehed käisid kõrtsis. Teised mehed käisid ja rääkisid. Mida nad siis rääkisid, kui kõrtsist tulid ka? Palju nad jõid ja... Ja, eks muidugi. Kui kõvasti kaklesid? Kui ja Mark oli. Ja Mark oli, jah? Mis Marki need jõid siis? Eks ikka kõiki viskati valget ja... Käsmu mehed olid käinud Inglismaal ja tellinud siis kelneri käes, et too meile õige valge viinasak kumm. Ja oled sa kuulnud, mis see inglise kelner siis ette tõi neile? Ei tea. Oli tulnud Tallinna kilud. Jaa. Need olid väga nerdid. See ajal me käisime ühes kohvikus. Norskamamma kohvik oli see ühtsime. Kus kohas? Inglismaal Hullis. Ja siis temal oli niisugune asi, et tema pidas seal ühe läbi lahti. Ja? Ukse peal väljast kinni, aga meie olime sees ja... See oled sina või? Jah. Näe, ma tunnen ära sind ju. Ja siis tema tõi siis vene vodkat seal. Milline see on? Seeblum, mis seeblum? Ja. Siin sa ka. See on siis nüüd see mereväes. Ja. Aga kas meremäki võeti põhiliselt need poisid, kes siis olid meremehed olnud või? Ei, eks seal oli teisi ka. Kõik ka. Seal oli hobuse mehi ka tarvis. Näed, Hildur Estonia, see on sõjaaegne pilt. Jaa, sõjaaegne. Siis veedi nimi külje peale ja lipuvärvid ka. Jah. Hildur ja mis need teised on. Ella. Ja. Aga huvitav pildid, need peaks suurendada välja. Assoo, mis sa rääkisid sellest Inglismaa kõrtsist, et... Käs mu laeva. Mis sa rääkisid, et... Oled vene viina. Vene viina? Vene vodkat, jah. Ja lausa vene vodkat. Ja nüüd oled sa siin siis nüüd siin... No see on vabal ajal, kui sai seal päikest võetud ja siin on siis viimane reis, kus tulime Rootsist, kui Tallinna rei tuli juba vene laevu täis. Meestel on kikiliipsud ees ja... Ja see oli see kõige suurem rõõluks, mis siis on tehtud. See olid venelastele kätte? Ja. Ja millega te tulite? Mariaga? Ei, Passasseeriga tulime. Passasseeriga. See on reisilaev, ma vaatame imelik. Ja. Reisilaev, Stockholm-Tallinn. Ja. Aga see ikka käis, reisilaev käis, Passasseer käis. Ja ma ei tea, palju ta peale selle käis, aga seekord veel käis. Aga miks sa siis tulid? No meie laevad jäid seisma. Aga no naine ikka... Ei, mul naist polnud seal. Ei olnudki veel? Aga pruudi pärast tulid? Noh, kurat, jah. Milleks sest? Meil oli niisugune asi, et laevad pani laadungisse, metsalast sisse kõigile ja tahtsin minna Inglismaale. Aga sakslane pani Kattegati mere kinni, ei päästa enam kuskile. Ja sellepärast laevad jäid seisu, löösekil ei linna ja me tulime ära kõik. Ei olnud enam midagi teha seal. No pidid Venemaale tulema? Oled kahetsenud ka siis või? Ei ole, siiamaani ei ole viga. Olen näha läbi venad. Ei tea, kuidas see edasi läheb, eks ole. Kuule, siin on praami peal ju. See sama Käsmu praam? Ei ole. Võib-olla küll, jah. On küll. Oled üles roninud ja... Lapsed ronisid sinna üles. Kas mina olen ka seal ise? Kurat, see on nii pisike pilt, üks meesterahvas on küll ju. See on õde sul äkki siin veel lastega? Võib-olla küll, jah. Et ma käisin nendega seal kulamas. Sinna ei saanud hästi peale ju. Eks ma püüdsin ka sinna ronida, aga... Siin on juba muidu pildid. See on tütred ja pojad ja...
mustvalged. Aeg on läinud palju. Ja siin rohkem laevu pole ka vist enam. Kes see mees on? See on mu kälimees. Teda ma ei tunne. No Kadrioru tiigi peal. Tema oli mu lastega seal askeldas, käis Kadriorus. Kelle see maja on? See on su saun siin või? Jah, see on. Töötuba? Kas see on sinu maja või? Ei ole? Ei ole, see on kuskil mujalt. Männid taga. Üks väike kitsas aken siin. Jah, ma ei tunnegi. Ega see tülla ei saa olla. See on minu maja siin vanasti. Seda ma ei tunne, see on käsmu maja kindlasti, mina ei tunne. Lauad oleks nagu akna ette löödud. Mul on terve suur kaust täis neid käsmu maju, aga ma ei tunne kõiki, kurat. Nimed juurde kirjutatud. See on suur, kordoni suur kivi. Jaa. Aga siis pead teinekord vaatama, kes need on, oot. Laura vend ja vene naine. Vend ja vene naine. Jaa. Aga neid saab suurendada mõned siit pildid välja, tasuks küll. Need naised käivad sonidega. Siin on soni peas. Jaa. Ja mu naise õde, see oli Rootsis, tuli nagu suvel ära. Kus sa naise võtsid? Üle Lähe. Aga kas sa siis, kui sealt ikka sealt Stockholmist tagasi tulid, pruut oli ikka või? Kuule, eks neid oli seda palju. See on rahvamaja juures siin. Jaa. Hiie. Ja on jälle üks naise venna tütar. Ahah, venna tütar. See on Võsul nagu või? Ei ole see, kas mu rannas ole? See on siis seal pargis, jah? Pargi rannas, jah, kuskil. Ja, Vana-Jüri kivid siin. See on Metsala hobune veel, Saaringu hobune seal. Saaring oli nimi või? Jah. Seda ma ei mäleta. Aga see on pargis, nüüd on seal niisugune võssanat meri paistagi. Jah. Ja need jalutavad mul siin. Tööd ka teevad? Eks nadki midagi teevad, saunale panid palgi alla. Kas sa vahetavad palki? Jah. Aga 18 kuud oli mereväes, jah? Jaa. Mis laeva pealt on, mis laev oli? See oli ju? Tahkuna. Mis laev see oli? Tahkuna? See oli pisikene traaler oli või? Miinitraal? Jah. Ei põhiliselt seisime Aegna saares sellega, vedasime patareile märklaud. Soo. Aga kuule, kas sa neid Rootsi kullalaevu ka mäletad või? Ma mäletan, räägiti, aga ma ei olnud kodu selle ajal. Ma olin ära. Et sina ei näinud? Jah. Nad siin seilasid ja... Oota, kas sina olid ka, keegi käis siin küsimas kullalaevade kohta? Sina vist olid ka ikka või? Ma saatsin kedagi siia, aga... Need olid rootslased, eks ole? Ühed rootslased käisid uuesti siin? No üks oli ikka eestlane, kes rääkis eesti keeltist. Võib-olla oli see mina siis, ega ma ei tea. Ma rootsi keelt ei oska. Kuule, näita seda võitjapilti ka. Kus sul töötuva seina peal? Ja siis peame sinna minema. No lähen vaatame seda. Mul seda siin vist... Ma pilte pean nägema, siis ma olen... Mul peaks küll kuskil olen postkaardi peal ka ja seal on vähe suurem pilt. Maitsige õune ka. On sul head õunad? Väga magusad pole. Sul on hea maa siin. Või on hea sorta? Teine puu on ka, aga seal ei ole nii. Mis ikka sortiga? Oma tehtud see või? See on oma tehtud sul või meil on see vana kool? Ma lasin ehitada või õieti ema lasi ehitada, kui ma merel sõitsin. Ma saatsin talle iga aasta 40 krooni ja siis lasi selle lauda ehitada ja see on heinalau, ma saan siin kõrval. Ant sul oli lehm ka vanast ju? Jaa, lehm. Ma pilti vaatab kaugele kohe näed. Ja pilt on siin. Purjed on... Ja topslid on maha võetud. Topslid on maas juba. Saan jäi ka nii, et... Nii et sadamasse tulles või ankru peal juba? Sadamasse minnes, Lootsipaat on juures. Lootsipaat on juures? Jah. Ja kus sadamasse ütlesid? Aarhuus. Kärbsed on, ei olegi kärbsed, on niisama tolm peal.
Eks ta on Mis värvi see laev oli? hall. Hall, jah. Ma lasin, mul on praegu ta ühe kunstniku juures, kes teeb siis koopi ja Jüriskal on see pilti maalitud, jah. Ja ma vaatasin, kas on õiged värvid, et saab. See oli, jah, Einil oli see pilt. Ja. Eks ta seal on muidugi õiges värvides nagu on, valge triip oli üleval vist. Valge triip üleval. Jah, ta praegu laadungis alt. Laadung paistab, jah, peal. Metsalaadungist, jah. Metsalaadungis, jah. Tolm on vahele läinud. Eks ta muidugi. See oli sinu esimene reis. Eesti lipp on üleval, jah. Seda peaks õieti paremini hoidma, esimene leibalaeva. Ja, aga kas siis Eesti, kas kloolipp oli ka väljas, jah? Laeva peal? Kloolipp oli ainult korsna ümber. Rohkem lippu ei olnud nagu laevas? Ei olnud. Aurikutel oli korsna märk. Aga purjelaevas ma mõtlen? Purjelaevas ei olnud seda märki. Seda märki ei olnud, ainult Eesti lipp oli ahtris. Nii oli. No ja aurikutel oli see ju. Kuule, sulle veel harv võrk siin või? Mis võrk see on? Kiluvõrk või? See on veel kiluvõrk, jah, vist paistab mulle. Kuule, kui ma tulen su käest nuiema, kui ma selle meremuuseumi valmis saan. Või selle kalandusmuuseumi valmis saan. No eks ta muuseumi kõlbab peaga. Jah, ega ma ei tea. Kas ta on kivistamiseks või? No jah, seal on nii. Kivipaelad on siin? Jaa, need on kivistamiseks. See on teie peremärk või? No mis märk seal peal on praegu? Kuule, mingi sarviline on? See on minu märk seal. Ma seda ei ole näinudki. Ma tegin oma niisuguse toru otsa, panin S-tähe sisse. Seal on nüüd halvasti näha. Aga S-täht on mul seal ringi sees. Seeblu? Jah. Ja need on võõrad märgid seal, mis on. Kuule, see on niuke... Raudtull või mis ta on? Tulli moodi on, jah. Raudtull on seal, jah. Ma ei mäleta, kellega... Ei, see on päris kena, et siin on paelad ka peal. Need olid need suured, ma just eile rääkisin, et suured kivid olid ju sellel kiluvõrgul. See on kiluvõrk, eks ole? Jaa. Selleks otsiti eraldi kivid kohe. Jaa, piklikud. Lestavõrgul olid väiksemad ja sellel olid suuremad. Jaa. Kuule, ma vaatan siin ringi, sul veel nagu merel käiksid või? No ma mõni aasta tagasi käisin veel, poiss tõi selle väikse paadi ja mootori ja käisime, aga nüüd ma ei tea, mul hakkab vastu see asi, nii palju peab maksma ja... Kuule, seda kala ei ole ju. Ma ootan, et vettevood saaks vabaks, et saaks käia nii nagu vanasti see käia. Kuule, mis asi see on? See on metsamehe tööriist. See oli istutamisel sellega vajutati auk vajutada kinni ja taim sisse. Seda sa tead. Seda ma tean, jah. See ka meremehe riist. Sul on plokke, mis see plokkid ka, see on talikoha siin, jah? Jaa. Sellega sa tõstad, mida sa tõstad seda kiva üles? Ennemalt kui töömees olin ja midagi vaja tõsta, siis ikka tõstin sellega. Mis ma nüüd enam ei tõsta midagi. Ei, no nüüd ei ole merel mõtet käia ka ju, kala ei ole ju. Kala ei ole jah, ja maksa ilma aegu. Ja see varustus läheb ise nii mitmed tuhanded maksma. Jaa. Aga mis siis see on? See oli poistel kiigevõll. Metsad mändide vahel seal poiste kiik oli seal. Aga mis sul kalapüügiriistadest veel vanudest asjadest on? On mingi vana kalapüügiriistu või? Ega neid olegi midagi. Ega mina polnud suur kalamees, ma rohkem meres. Vaata nahast. No võt oleks see nüüd terve, ma oleks selle sulle kinkinud. Ma peidan ta ära niimoodi, et see vana pale pool jääb. Ma terve aeg pean pirille vahetama. Aga seda ma pole näinud, et viskeliinil nahast võtsen. Jaa. Täitsa huvitav. Oleks, kes viitsiks õmmelda kinni. Veel märjaks teha ja piene niidi. Kannab. Ja kas see oli levinud asi, et oli nahast? Ei, ega ta ei olnud igal pool nahast. Perel tehti lihtsalt. No ja punuti, aga selle viskad ju kergesti lõhki või? Muidugi. Ma ei tea, mis mõttes sa ei saanud teinud selle siin valmis. Su isa töö sul või? Jaa. Siin ta on seisnud aastaid ja pole mul taga midagi teha. Kus ma nüüd panen siis kaelamale või? See mulle, ma ei saa pärast peast kõrvade tagant ära seda. Võtta kõrvad peast ära. Nüüd on prillid täiesti. Muidu ma kaotanud ära, enne kui koju jõuan. Nii jäid heastes. See on see lambakrapp või? Lehmakell ikka. On see lehmajook nii väike? Lehmakell, jah. Aga need siin on ka. No seda tead ju, mis see on. Jah, seda tuur on küll. See on tuur. Jah, korralik töö, näeb kõik poldiga kinni. Sellega on raiunud küll, jah.
Jah, nüüd on hakanud logisema ja otsast. Ära kuivanud nii palju. Midagi, ma mõtlesin, mind huvitab need võrgud, need kivid, ma leian, see võrk on nüüd tõesti väärt. Ma tahan järgmiseks kevadeks need võrgud panna välja. Et kõik räime, kilu, testavõrk. Näita mu töötuba, mis sul seal tööriistades. Ma hakkan siit kohe nuia sul midagi ära, eks ole. Sinna ei või lasta mind. See või? Jah. Tema tegi niisugust viiuli ette siin. Isa oli pillimeister või? Jah, ta tegi omale viiuli ja siis tegi niisuguse klappisi ka veel. Käis rahumajas mängimas oma tehtud viiuliga. Ah soo. On see alles sul või? Küll ta kuskil laka peal on mul. See on ju korralik töö. See on mandoliin, eks ole või? Jaa. Aga mandoliin tavaliselt on siin auk niimoodi. Ja tema tegi nagu viiulil on siin. See on oma mudel. Jaa. Täitsa. Ja sina tõmbasid, see oli sul laevas või? Ei olnud, mul oli see kulp. Ahah, ümargune. Tirts laevaga olime Paldiskis, siis käisime Tallinnas. Teine mees ostis kitarri ja mina ostsin mandoliine. Ja siis ajaviiteks seal nägisime. Seal muutu oota seda lasti ja siis oli... Kurat, ma võtsin seina pealt maha nüüd. No las ta olla, pannes. Kuidas ta oli nüüd üleval? Kus see on? Siin oli näe. See puskariapparat ei ole. See on leegi heitja või? Leeklamp hoopis. No ja, siin ma olen teinud. Siin ääres on puutööriistat. Siia nurk on siin rauatööriistat. Rauatöö mind väga ei huvita, aga kas sul see vana laeva, see tahumiskirvest ei ole ühepoolse teritusega? Teksel kirvest mõtled. Ma ei tea, mis ta nimi on. Teksel? Teksel kirvest. On see niisugust on sul väga? Ma ei tea. Mis mul ei ole. Seda räätsi sul ära anda. Ei näitagi mulle vähemalt. See on kõvera varrega ka või? Ei ole varrega. Mis see on nüüd? Paned mõõdu peale või? See on nii meister. Jah. Aga mis see on siis? No see on see piirraja, kus see kiirata siia poole. See piirab pilpa paksust. No pilpaid tõmmatakse, eks ole? Jah. Pilpa kuidas see... Selle paned peale, jah? Piltu on ka veel peale. Kruvi tuleb lahti keerata ja siis keerad selle siia poole. Jääb siia peale. Huvitav, ta piltu on? No peabki olema. Kui tera ots on, siis on palju raske tõmmata. No teismest korda ma näen. Aga piltu on, siis on keerata. Vaata, kui tiim on sul niisugune. See on ka isa tehtud? Isa tehtud, jah. Tema neid tegi. Väga huvitav, suur. Iga on suur. Mis see on kast on kohe all või? Jah, nii et kolukast või? See käib veel nii lahti, et saab kahekesi magada sees. Aga mis tiivad? No mis tiivad? No see on masti küljest sul. Jah. See on nüüd paadimasti või? Paadimastid, jah, sealt käivad. Kuidas selle nimi on? Mina ei tea. Ja mina ka teada nimi. Kurat, kas tal on igal asja? Ilusad tööriistad sul. Aga need on oma tehtud või? Vaata. Oma tehtud on mul 2 öölipakk. Näed. Siia. Vaata, see on ilus pakk. Ja siia. Mis puust sa tegid nüüd siis? Lõunapuust on see. Me käisime Tüllis tööl, meil oli seal töökoda. Tüllis või Tüllas? Tüllas, jah. Vene kirves see. Ja siis seal oli, seal tegime, meil oli aega seal nii palju. On ilus Soome bussi tupp. Igasugust asju sai tehtud. Ma mäletan, ma sealt Tüllas veel käisin ka. Pärna oli seal ja... See on vene kirves. Mis sul siin on? Siis on tuletõri kirves sul veel, jah. Mul on tead meeles veel Pärna kirve hääl, kui tema raiuste. See lõikas nii hästi. See on Ilmarise kirves vana veel. See on Ilmarise oma, jah. Ilmarise kirved olid ka head. Üks aeg oli, muud ei olnud siin, et Leedu kirved olid ja Vene omad. Vaata, missugune nipp. Aga siis ma juhtusin peale, kus olid need Ilmarise omad, ma võtsin 2 tükki. Vaata huvitav, ta niisugust asja pole näinud. Siin on veel tugi niisugune. No jah, see on, et otsast ära ei tule. See on ju kruviga siin varre küljest kinni ja... Sa oled ise pannud. See on see aknakremoon või? Just. See on tünnivitsa peale panemiseks, ei ole? Jah, seal on niisugused riistakud olemas, jah. Tünnivitsa peale. Ja seal on soonehööblid. No mis imelik ööbel see siin on? No punnihööblid. See on ka, see on gruppööbel. See on oma tehtud ka või? See on isa tehtud pakk vist veel näha. Ma nüüd tegin ka selle gruppööbliga hea teha. See on gruppööbel, jah. Ja nendega lasid soont. Jah.
Ja see on sooneöövel. Siis on mingisugune liistuoma ka, mõlemad sooneöövrid või? Ja need on sooneöövrid mõlemad. Ja üks on peenema sooneöövrid. Punnöövrid nimetakse. Ma vaatasin, kas ma majakas, et voodrilauad on kõik käsitsi tehtud. Ja võib-olla küll. Sa kujuta ette, missuke töö. Vanal ajal tehti kõik. Ega see vana kilukarpi ei ole mõnda? Kilukarpi? Jah. Mis selle? Ei, ma olen korjanud kokku need vanad Tallinna kilukarbid. Kes see kepiga käis sinul siin? See on isa tehtud kepp, aga sellega palju keegi käinud ole. Ma ise käisin. Saab Pihkvast tagasi tulin, olin jalust ära. Aga mis see tuletõrje kirvega sellega anna midagi teha? See on nagu tuim loom või? Seal on poisid teinud siia. Kus sul see kirves on? See on peidus sul? Ei, see on kuskil ära ja ma ei teagi, kus see on. Arvasid, on siin üleval, aga ei ole näha. Võib-olla ma ei näe. Ei ole, puurid on seal üleval küll ja... Puherdid, jah? Jah, aga ei, seda ei ole näha. No kus see nuga siis seest on saanud siis? Ju see on ära kaodunud. Mis seal muud? Kas see on selle puur? Jah. No kuidas nad... Mis imelik on, ma ei tea, kas see töötab ka või? Minul on ka nõuke, et ma ei hakka tööle millegi pärast. Ta on ära kulunud, ma ei oska või? Ta on ära kulunud seest muidugi. Ai, ta on lahti läinud, näed. See vigur, mis siin... No võib-olla ka jah, et see on seest ära. Nii nuga on siin, jah. See on minu oma tehtud buss, tead, see on Jaapani vimpiraugast. Siin oli enne veel märgid sees, kus see soone koht oli. See on sama, see sama tuppa nuga või? Ei ole. Ei ole? Jaapani vint. Ma tegin neid palju, kui me olime. See hakkab ka sinna sisse. Hakkab ka tõepärast, aga ta õige ei ole. Saaremaal seisime laevaga sõja ajal, pommirahe all. Seal siis ma tegin neid busse, mul oli 4-5 tükki. Mis laevaga sa seal siis seisid? Arulaev Helge. See oli mul viimane laev, millega ma sõitsin. Sellega olime Saaremaal, see lasti seal põhja, Triigi lahes. Siis ma tegin, aga ma ei julgenud neid ära tuua, sest kartsin kontrolli ja tõenäoliselt võtavad ära. Ma oli sõja süüdlane. Lusikaid teed või? Joon jah, kunagi kulbinuga. Vaat niimoodi, kus on töömeheks olnud ja tööriistu ka olema. Vene tapp. Sul Soome tapp, Soome oma ei ole? Ei ole. Mäletan, Olmi Jukul oli vana Rootsi kirves. Ma nüüd küsisin, aga ei tea, kus koht see on. Ei ole näha olnud. Ma leidsin ainult varre, et on kõvera varrega oli kirves, aga see, mis tagumise kirves, aga... Oota, mis jalg see on siis nüüd? See on Öölvingi poiss. Oh, see on tugemiseks, jah? Tähendab, kui on pikka lauda vaja ja vahele panna, siis see on siin otsa all poisiks. See on mingi öövelping, millel on sahtlid sees, huvitav. Jaa, see on jälle oma looming. Aga mis see taga on kirst, mis asi see on? Jaa, see on üks kaasavara kirst. Huvitav, see on sahtel all või? Jaa. Sahtliga kirst? Jah. Esimene on? Selle ma tegin veel lobilt ära kunagi. Hobune vajus jääst läbi. Koidulal rannast. Koidulal rannast? No jaa, seal see Jordan jookseb sisse ja see venestas ära seal. Mage vesi. Kuule, aga piirituse vedamise nõu, siis sul ei ole seal suur vana piirituse vedaja? Ei, no ega ma koju ei toonud. Ikka, kes neid julges tuua, eks ole? Koju ei toonud. Kelle tehtud see kõpp siis on? Eks ikka isa tehtud. See on lukus sul veel? Pole, see on niimoodi? Pööranud. Saksa keelt õpid, jah? See on kõik nii kui ornung siin, et Seeblumitel on kõigil suur kord. Mäletan, Pärnal oli ka kõik tööriistad olid. Niisugune kord oli. Tiibumees oled, siis saad sealt tubakat. Ei ole. Populaaras sortet. See on selle küpsiste kärp kunagi. Biskviit. Ta on väljasmaa omad. Tõid väljasmaa temale, jah? Või pruudile. Nii. Ja see nüüd emale midagi tõid. Pruudile. Ei, no põnev. No, näitab ju.
muidu võimati hakkab sul meeldima sinna. Ja see Tiigan meeldib küll, see on kuule igavene jurakas. Mis ta käis välja poole siis või? Ta käis välja poole ja eest laud lahti ja siis jalad olid all veel ja sealt tuli välja. Jalad tulevad välja ka veel? Ja need aagid on külles. Sai kahekesi magada sees. Igavene. See on sees ma olin, jah? Jah. Igavene äge. Huvita, eile ma nägin seda, ma mõtlesin, et minul on ainuke see tool. Pilt on üleval, aga sinu isa tegi ka see kadakast. Ei, see on väga... Aega olles oli jah teinud ka niisuguse. Ega niisuguse maju jah, et kus ikka vana peremees majas on, seal on veel nodi igasugust, eks ole. Ja, no siin oli mul lehmalaut tuli vanasti. Nüüd on seal hobune, jah, mis sul nüüd siis? See on puud. Siin oli kunagi hobune ka ja lambad ja siga ja kõik olid. Kas mul oli igas majas peaaegu? Igas majas oli see... Sõja ajal sai peetud loomi, siis ei saanud muidu läbi. Oli loom, jah. Aga kas need kärud on Põhja-Eestis või kui kaugel need levinud on, need kärud, ei tea? Siin niisugune järg. Ja, teame, meil on aeg-aegalt siin. Kas ma saan kõigil needukesed või? Mina olen neid paar tükki teinud, üks on lagunud juba. See oli jah. See on kasepuust tehti ikka need varred, eks ole? Ei, aisad? Jah, aisad. Kõverad kasepuust. Aga see ei ole ju... Mälestuse olnud, ainult et ma olen ta ümber teinud, see oli enne väiksemate ratastega. Ja see... Mäletan, kus Taanina said taksot seotud. Kärunaised olid. Pärast sõda olid ju. Aga see on ka see isa tehtud. Oda kivi olnud maha võtnud siit. Jaa, selle põletasin ära, see oli ikka kõrvu kehtiv. See on mingi kombinatsioon, jah. Et siin on, need on ka kõverad. Jaa, need on ka muu maa tehtud jälle kõik. Kass on aga kõverasse läinud juba siin. Litsad on kõver. Peaks lahti võtma ja soendama tõesti. See on ära valinud, jah? Jaa, see pool otsa eriti siin. Sa oled kõvad koormad peale pannud, jah? Eks muidu, jah. Paned tonni peale ikka? Nüüd sa teed rauatööd ja puutööd mõlemad? Veidki on väheva teinud. Ega see Käsmuse õue ei saanud kabusega sõita vanasti öeldi, et oli nii palju kive igal pool. Ja see enne maksustab oli seda maad kogu tundi suurus. Maksustab 300, maksus vastu, kurat. Käsin Rakveres rääkisin. Ei midagi, ikka maks sellas. Panin ministeeriumi kirja minema. Ja kui tulin töölt kodu, siis olid maamõõtjad siin õues, käisite kaebamas. Assoo. Mis mul aitas, ma rääkisin teile, et ei välja. Ometi oli ju öeldud, et seal maksukohustuse taga küll, et kasutuskõlbliku maa pealt saab ainult maksu võtta. Aga mis kasutuskõlblik see on? Kive täis, riigimets kasvab peal, puid maha võtta ma ei tohi. See on riigimets, see puud polegi sina omad, jah? Ei ole jah, näed, kord on niisugune. Loetakse kaitsemets ja ei tohi puutuda. Kas ta võid ikka neid? Kas ta muidugi, jah. Maa mõelda, jah. Ütles ka, et õunapud võite maha võtta, aga neid ei tohi puutuda. Need on kõik plaani peal märgitud, kui palju on. Üles loetud. Jah. No sa mõned ikka vähe maha nihverdanud ikka oled ju. Ei ole. Hobusega ei saanud mõua sisse. Rumala peaga, jah, oleks pidada ära võtma kõik. Eespool õues oli mul samuti seal. Need võtsin maha, nendest on saun ehitatud. See on head sirged puud ju. Ja siis kännud lasin sõja ajal üles, siis mul oli võimalus saada lõhkainet. Siin samas maja juures? Jah. Jah? Siis olid tänavas veel suured männid. Ma panin laengu siit poolt alla. Kõik tükid lendasid vastu männiuks ja tuli isust alla. Ja aknad sisse ei lennanud? Ei. Algus ma ei teadnud. Lasin jõuda siiapoole ka nii, et kord katuse räästa lõi natuke kätte. Nüüd on see väga moes, suunatud lõhkamine ja kaevandatakse isegi niimoodi. Ja. Ei ole vaja ekskavaatorit. Pärast ma sain aru jah, et oli vaja siit poolt külje pealt alla panna 700-800 grammi, siis läks känn pilvasteks. Känn oli tükkideks? Ükskord tegin kokkuhoidu, panin 500 grammi. Tõstis kännu üles ja kukkus samuti alla. Hakkad lõhkuma pärast. Aga kui oli ikka tugevam laadung, siis ta lõi kohe puruks. Täpselt peab teadma.
Ei, sul on niisugune vaikne koht siin käsmu tingimustes meelest kaugel. Jah, kui need meretormid on, siis on tõesti hea meel, et on niisugune koht. Aga muidu kui palavilmaga on siin vist väga palav. Suvel palavaga jah, eks ta siis teeb liiga. No ise leiad varju veel õunapuu alla, aga eks ta põllu kujatab ära kõik. See on puhas liiv ka ju. Kas kui sügav su kaev on? Ja tuleb vesi ära, jah? Ja hea vesi, jah? Vanasti oli siin Kunglas käidi ju. Sina käis ka Kunglas ka? Tee lõpuks solgiti ära seal keegi oli oma seda masina õli vahetanud seal ja tallad sinna sisse. Isegi? Jah. Ei tea, kes. Mis see pumpamise ajal? Või tea, kus on kaebumeistrid olid uued seal, kes teab? No ja seal puuriti pärast. Ja siis nüüd samad mehed puurisid mulle ka siia selle. Tegid nii haltuurast natuke. Ma leidsin selle Kordoni jõues ka kaevu, ei tea, kas kui hea ta kaev on ka 20 meetrit, 24 meetrit on. Aga siin on roostane vesi, see ei ole hea vesi. Roostane vesi? Jah, ka see, mis nad sinna kaevasid kohviku juurde. Ja see on ka, jah, sama viga. Seal puurid juba 100 meetri peale. Ma ei tea, kas siis kadus vesi hoopis ära vist. Ja mingi jama oli see. Nii et neil jäi osa mantlitoru jäi maa sisse, nad peaksid seda välja võtta. Pandi laeng alla, lasti see puruks sealt ja ülevinuts tõmmati välja. Assoo. Ei poolelisi kaevad. No ole sa meheks. Ma olen nüüd jälle tükk maad targem. No, ei tea. Ja rikkam ka, et ma saan ütlema, see on see nui mul siin. Said ka palju nulla. Sain oma nulla. Kurat, esimest korda ma olen tahast tehtud. Pasika nahkal. Jah. No jah, mis see on ikka? Pane likku. Ei likku. Läheb nahk pehmeks, siis saab natuke õmmelda üle ääre. No jah. Aga kalakavad ise istuda. Jaa, selle ma tein suure kivi juurest. Pisikene võsutada. Linnamehed tulid teda vastu võtma. Assoo. Eks see... Laega küll. No jah, kõik ei ole tule. Sul on kohe automaatne jah, kastmine. Jaa, kui see viia võitla korras, siis seal on hea. Pump sees.
on parem, kui